Tere tulemast kuulama Euroonikuse taskuhäälingut. Tänases saates osalevad Meelis Väljamäe ja Eveli Johanson ja me räägime teile natukene uuematest põnevatest uudistest ja samuti sellest, kuidas praegusel külmal talveajal, sest tegelikult on juba lumi maas ja külm on käes, kuidas sellisel ajal ennast soojas hoida nii, et võib-olla elektriarve või muu küttearve ei oleks päris taevas. Kui üle aeg üle jääb, siis võib-olla räägime ka natuke uutest põnevatest toodetest, aga alustame sellest, et mina märkasin 2 huvitavat uudist, mis kindlasti tunduvad nagu hästi põnevad minu jaoks, ma arvan, ka sinu jaoks ja kindlasti meie kuulajate jaoks. Üks on see, et Tallinna halduskohus otsustas, et nutikella valmise tõttu istuma jäetud eksamikirjutaja tegelikult ei oleks tohtinud istuma jätta. Ehk siis võitis kohtus kooli ja kogu selle asja probleem algas sellest, et ta kandis nutikella, kus õpetajad või eksami vastuvõtjad arvasid, et nad nägid seal muutuvat pilti, mis meenutas valemit. Ja kuigi andis selle kella ära, siis otsustasid ikkagi, et teda eksamit läbi ei lasta, eksamit kordama ei lasta ja põhimõtteliselt peab ta istuma jääma. Ja nüüd siis kohus otsustas, et ei, et see oli vale liigutus ja tegelikult sealt ei leitud tegelikult siis nagu neid nii-öelda spikreid. Ja, et tegelikult ma usun, et koolides on see väga suur probleem praegu, et nii nutikell, nutitelefon, need kellad, millega meie koolis käisime, sinna spikreid ei saanud kirjutada, meil olid oma spikrid paberi peal, aga just see nutimaailm on kaasa toonud selle, et tegelikult on õpilasel võimalus tunni ajal ikka väga palju tegelikult spikerdada. Ja, kui mina olin koolis, siis 2 huvitavat asja oli. Üks oli see, et me tegime päris palju seda, et meil olid need läbipaistvas klaasis pastakad ja siis me kirjutasime mingid olulised asjad paberi peale, keerasime sinna söe sisu ümber ja sinna klaasi alla, eks ole. Muidugi mingi hetk lõpetada tagasi sai lahti. Ja teine asi, mis on vaatan, et nagu vanemates klassides juba seal keskkooli ajal oli see, et kui väga palju oli sellised õpilased, kes ei olnud väga edukad ja tahtsid lollusid ja nemad istusid tavaliselt klassi tagaruumis, tagaotsas, eks ole. Siis tuli välja, et eksamil oli juba kasu istuda ees otsast, sest et õpetaja vaatab tahapool ja käib seal kontrollida, samal ajal saad ees pikerdada. Vaata, mina olin koolis küll see, kes ees istus. Ja tegelikult ma tegin spikreid, aga minu puhul oli see, et spikri kirjutamine oligi õppimine, et ma pärast spikrit vaja läin. No sa kordad piisavalt, eks ole. Kirjutad kehva käekirjaga, kirjutad uuesti üle, eks ole. Ja juba jääb meelde. Sai liiga suure mahu ära, jälle tuleb ümber kirjutada. Ja see väikse käekirja õppimine tuli sellest kohe nagu. Ja tuli üks oskus juurde. Aga jah, selle ütleme nutimaailma tulekuga nagu tundidesse. Tegelikult ju võimalus on öelda, et ühtegi nutiseadet kaasas ei ole, et siis ei teki sükest vaidlust, et kas ma nüüd spikerdasin või mitte. See oli vist samamoodi, et tegelikult oli kästi ära võtta, aga ta unustas, väidetavalt unustas. No ilmselt ongi. Või see, et andke telefonid ära, kella ei olnud keegi. Aga tegelikult on mul võimalus ju kella peale panna ikka päris palju infot jooksma. Just. Mina ei ole ammu käinud koolis ega teinud ühtegi eksamit koolis, aga ma võin rääkida sellise loo, et ma käisin kevadel, tegin Maanteeametis auto juhilubade teooria eksamit. Ja sul oli spikker kaasas kellaga? Ei olnud, aga seda kontrollitakse päris aktiivselt. Ja see oligi esimene asi, mis öeldi enne, kui me läksime eksamiruumi sisse, öeldi, et kellad taskusse ja telefonid ka kuskil ära ja kindlasti telefonid hääletuks. Kas inimesed kuulavad ja inimesed ei kuula? Läksime klassi sisse, istusime maha, öeldi palun, pange oma telefonid hääletuks kuskile eemale, et ta loo peal ei tohi olla, kellad käe pealt ära. Okei, siis võeti inimestelt allkirjad, et nad on kohal, eks ole, kontrolli dokumenti, räägiti sama juttu veel korra. Ja siis, kui olid juba läbi maha istunud, siis öeldi nii, et kohe alustame, tuletan teile veel korra meelde, et telefonid hääletuks, telefonid laua pealt ära ja kellad taskusse ja siis tõusis kogu see mass peal minu püsti ja hakkas oma kelle see telefon ära panema, ehk siis 3 korda meil ütlema seda. Aga siit tulebki see, et lubasid läheb ju tegema tegelikult täisealine inimene. Ja siis nagu loota, et lastel on kõik need asjad meeles, võib-olla ongi palju, et võib-olla õpetaja peaks rohkem meelde tuletama, et mina tean, et meie koolis, mul laps käib küll altklassides veel, aga ei olegi telefoni, ei tohi võtta kotist välja, kas peab olema garderoobis kapis või peab olema kotis ja hääletu peal. Tegelikult mõistik, sest vähe sellest, eks ole, et sa võid seal spikerida või mida iganes teha, aga tegelikult su tähelepanu hajub, eriti kui sa seal tuleb sõnumit või hunnik. Ja need on ju vaja kohe ära lugeda, eks ju. Absoluutselt. Ma isegi tean omast käest kohe pära lugeda. Ja kui ma juba selle telefoni kätte võtan, mis siis tunni ajal natuke TikToki vaadata ei ole ka ju paha, eks. Palju põnevam. Jah, ilmselgelt põnevam kui mingi matemaatika. Mina tegelikult toetan seda loogikat, et tunnis ei tohiks telefoni olla. Ja eksamil sama. Just, eksamil eriti, eks ole. Aga seal oli ka, ma saan aru, aga põhimõtteliselt on ikkagi see, et mul tundub, et see ühtepidi on see nagu hea pretsedent selles mõttes, et mingi selgus on paigas. Teistpidi on see, et võib-olla ilmselt oligi see koolipoolne selline ülereageerimine, eks ole, ja kuna tegelikult seal ei olnud spikrit
ja kolmandaks, okei, ta võib-olla jah, rikkus seda reeglit, aga ei tulnud selle peale, eks ole, ta teinud seda meelega ja tegelikult mõnes mõttes on nagu huvitav tehnikat puudutav uudis, eks ole, et kuidas siis me arenevas maailmas, kus meil neid vidinaid palju tuleb. Me peamegi hakkama reguleerima selle kasutust. Ja kui meil tulevad virtuaalreaalsuse prillid või need liitreaalsuse prillid, kus meil on nagu tavalised prillid ja asjad, mis näitavad sulle ekraani peal mingit asja. Tunduvalt lihtsam teha. Või siis vastupidi, et kuidas sa teed, ütleme, et sulle siuksed prillid, mis nagu sul on vaja ka nägemiseks ja samal ajal on nad näitavad sulle mingit infot, eks seda mingi lisa. Pole midagi, teed prillid ette, teed pimesi. Jah, või pead, ma ei tea, kool peab arustama siin prillidega, mis ei ole midagi saa teha. Järjest raskem on kontrollida, et kus kohast mina seda infot saan ja mis tegelikult, üks asi on see, et võib-olla saab teha kuidagi niimoodi seda eksamit, et teha neid küsimusi sellised, mis ei ole nagu spikerdatavad, kontrollida mingisugust võib-olla mitte nagu, ma ei tea, et kas sa mäletad mingeid numbreid, vaid mingit lahendusoskust just nimelt, et kuidas sa reageerid sellele, kuidas selles situatsioonis nagu välja tulles. Minule meeldib ka see, et nüüd on tulles tagasi selle Maanteeameti eksami juurde, seal on ka ikkagi nagu kõik on ju hoopis teistmoodi, sest esiteks on see, et võrreldes varasema ajaga ei ole enam see, et sul on võimalik, et sul on 2 õiget vastust. Et see oli nagu kohutav, nad on elulisem, eks ole. Teiseks on see, et küsimused on tehtud selliseks, nagu sul tegelikult võib liikluses või autoga sõites ette juhtuda, eks ole, seal ei ole enam, et tegelikult päris elust. Just, päris elust ja see teeb ka selle palju, ma ütleks, et ta teeb see palju lihtsamaks või selles nagu normaalsemaks, tegelikult see asi on ka sõidueksami puhul, eks ole. Aga et mulle see meeldis ja just see, et ma mõtlen vähem üle, eks äkki on ikkagi veel siin teine vastus ka õige. Ja samas tihtipeale teooria ja praktika ei pruugi nagu väga hästi kokku ka minna. Mina tegin ikkagi selle 30 minutit oli vist aegu, kui ma mind ei petta 40 küsimust, ma tegin selle ära 5 minutiga ja siis ma järgmised 10 minutit kontrollisin, aga midagi valesti ei vastanud. Seda kontrollimist ja siis ma hakkasin üle mõtlema ja siis ma hakkasin, kas ma ikka midagi vastanud ja siis ma lõpuks loobus, ma hea küll, et ma ei suuda, et kui ma veel rohkem üle mõtlesin, ma hakkan lollusi tegema. Vajutasin ära, okei, ja siis ma sain üllatuseks teada, ma 100%. Et see ongi see, et see elektrooniline maailm on nii palju meile nii-öelda ellu sisse tulnud, et me ei saa ilma samamoodi, isegi algklassides juba väga palju tööde esitamisi käib läbi arvuti, on seal omad keskkonnad, kas on seal siis see, meil on tahvel ja see on terav ja kust peab esitama, ehk siis see oskus lastel peab juba olema. Ja teiseks on igasugused erinevad programmid ja erinevad e-kooli ja rakendused ja asjad, eks ole, see on ka tegelikult mina võtta, kas ma olen lapsevanem, et minu jaoks on see keeruline aru saada, miks peab olema mitu e-kooli, mingi konkureerivad platvormi ja mida mingi kool kasutab. Iga kool on omas. Võiks ju olla mingisugune riiklik standard selle jaoks. Ja muidugi teine asi ongi, need e-kooli süsteemid ju tegelikult on loonud ka selle, et igasugune petmine, valetamine ja spikerdamine ei ole enam jääd kohe vahele, sest ema saab teada. Just. Emal on kohe teada. Et emal on kohe teada ja siis pärast kodus magustoitu ei saa. Et see tuleb hästi kiiresti. Või jõuluvana ei tule. Ja meil oli natuke lihtsam selles osas koolis. Et meie ikka saime kaustikust tõmmata, märkuse välja tõmmata ja lehti kleepida ja muid asju teha. Et viielised seda ei teinud, aga sellised natuke krutskitega, eriti poisid kippusid seda ikka tegema. Ja tegelikult on olnud ka juhuseid, kus on 2 päevikut, üks on nende heade hinnete jaoks ja teine on kahtede ja märkuste jaoks, et siis seda ühte näeb ainult ema ja teist ainult õpetajad. Ja, et igas asja ei teha, tänapäeval enam nagu sellist pulli teha ei saa, nii et tegelikult see näitab seda, et võib-olla on hariduse tase tõusnud, sest et lihtsalt tuleb rohkem õppida. Võimalik ja samas on ka natuke muutunud, mina just vaatan, mul on tüdruk tegelikult alles 4. klassis ja ma juba näen, et tegelikult see õpetamismeetod on väga palju muutunud. Ja sul ongi seda enam ei topita pähe või lihtsalt üritaks, et lapsis aru saaks. Samamoodi on 4. klassis on juba informaatika, ehk siis nad õpivad juba arvuti kasutamist, turvalist arvuti kasutamist. See on väga vajalik ja selle ilmselt tõigi meile see COVID-i aastad. Et ei piisa ainult sellest, et vanemad oskavad seda meili lugeda, vaid laps peab iseseisvalt oskama neid asju kasutada. Tänapäeval ongi vastupidi, lapsed õpetavad vanematel, eriti vanavanematele, eks ole. No eks endalgi vahest juhtub nii, et laps õpetab, kuidas, kust ja kuhu saab, mida salvestada ja kuhu tõmmata. Okei, aga selles mõttes jah huvitav uudis, et lõpuks on ometi ka selline digitaalse maailma õigusjalul seotud, eks ole, selles maailmas natuke rohkem. Ja ilmselt koolid teevad seda omad järeldused ja võib-olla tulevikus vaatavad nagu sellise pilguga rohkem üle, et kas sul on kell käe peal või ei ole ja mis kell see on. Pigem on see, just nimelt peabki juba reeglitesse kirja panema, et ennem pole osatud sellega arvestada. Täpselt. Et telefoni me oleme juba osanud nagu öelda, et telefon peab olema kotis või ära, aga võt kellade osas,
või nii nagu sa ütlesid, et varsti need prillid tulevad, et kuidas seda nagu reguleerida. Sest on ju olnud ka neid petmisi, kus on kõrvaklapp on kõrvas ja keegi siis osistab ja nüüd on ju nii väiksed kõrvasisesed klapid, et ei saa arugi, tõmban juuksed ette. Täpselt, eriti naistel, eks ole, tüdrukutel, kes nagu poisid võivad alati pikaks no alati võib jah, tänapäeval on kohati ka päris popp, aga lähme siit üle teise huvitava uudis juurde, mis mulle tundus nagu põnev ja mis tegelikult natuke tulevikumuusika on see, et Euroopas hakatakse Euroopas ja Eestis, Euroopas juba tegelikult toimib see mingil määral, hakatakse testima digiraadiot ilmselt siis järgmisel aastal. Ja miks on see hea ja miks on see halb, seda me kohe räägime, et hea on see sellepärast, ma küsin, et sina sõida autoga, sa kasutad raadiot palju või sa kuulad Spotify midagi sellist? Ma kuulan raadiot. Kuulad raadiot. Ja kui sa ikka Tallinnast Tartu poole liigud, siis mingi hetkel tuleb sahid, eks ole. Tartu poole väga probleemi ei ole, aga Narva sõites kaob nagu vahepeal raadio täitsa ära. Et siin on üks probleem, mida räägitakse, on see, et raadiosagedus on täis, et meil on ju lisaks vaja arvestada ka siin Põhja-Eestis Soome sagedustega ja idapool Vene sagedustega ja Lätiga nokse ükste sisse ja Eestis on ka raadioomu päris palju. Üks digiraadio eeliseks ongi see, et esiteks on see, et neid sahinaid teki ja kui sa sõidad ühest riigi otsast teisi, siis sagedus üleandmine läheb sujuvalt, eks ole, tegelikult tänapäeval on ka natuke automatiseeritud RDS-iga. Aga no ikkagi on tunda tegelikult autoga sõites. Just, aga see siis ei ole nagu seda ja teiseks on see, et need, kui sul on kahe erineva sageduse või erinevate masside pealt tulev signaal digitaalne, siis ta hoopis vastupidi teeb signaalid paremaks, ta võimendab üksteist. Praegu analoogi puhul ta segab, eks tegelikult see sahinat rohkem. Ja kaks need kanalist hakkavad segama. Just, aga siin tekib vastupidine efekt, et tegelikult teeb signaali paremaks. Ja teine asi on see, et need raadiojaamu mahub siis rohkem ära, ehk siis ta töötab samamoodi nagu digitelevisioon, kus sul ühe sageduse peale on sisse pakitud mitu raadiojaama, näiteks vabalt olla see, et ERR-il ehk riigi ringhäälingul on üks sagedus, kuhu on kõik nende raadiojaamad, raadio 2, raadio 4, mis klassikraadio, vikerraadio on kokku pannud ühe peale ja neil polegi rohkem vaja erinevaid sagedusi, eks ole, ja samamoodi, kes on teised suured Duo ja Duo raadio, kes on see teised, kellel on mitu kanalit, eks ole. Et tegelikult saab seal kuni 30 raadiokanalit ühe sageduse peale kokku panna, iseks tegelikult palju rohkem teine küsimus, kes neid viitsib kõik kuulatakse, aga vähemalt konkurentsi aga samas kõigil on kuulajad olemas. Ja tänapäeval hästi oluline see, et digiraadio edastamine võtab vähem voolu. Ehk siis nende analoogsaatjatena võtavad meeletuskoguses elektrit, mitte nii palju kui telesaatjad ikkagi palju, ja digiraadio edastamine võtab väidetavalt palju vähem voolu. Kolmas eelis loomulikult see, et kvaliteet, eks ole, sest et raadio kvaliteet on kogu aeg olnud selline suhteliselt kehvak, kui FM-il on parem kui mingitel saisevatel muudel sagedustel, aga siin on ikkagi see, et põhimõtteliselt selle digiraadio kvaliteet, sõltub sellest, kui palju kokku pakitakse, seda on sarnane, ma ei tea, Spotify või mingisuguse üle interneti edastatava asjaga just. Lisaks see, et sul ei ole vaja internetti. Ja lisaks siis saab sinna edastada info, näiteks kus on autoraadio, kus on tänapäeva suur ekraan, siis see raadio lubab see edastada, ma ei tea, albumi pilti ja laulu mingit sõnu ja ma ei tea, mingid siuksed asju, eks ole, mingid lisainfot. Ja autoraadios väga hea mõte tegelikult ei ole. Et hakkad laulma kaasa. Hakkad laulma kaasa, hakkad seda pilti vaatama, et see võib-olla väga ei päästa, aga... Just, no tegelikult kui sa Spotify'd kuulad, siis sul on ka ju, nüüd me jõuangi probleemini. Probleem on selles, et seadmeid ei ole ja see on selline, chicken and egg või nokkin saab lahti probleem, eks ole, et kui sul ei ole asju, mida kuulata, siis miks sul peaks olema müügil siuke seade. Kui sul ei ole seadet, siis miks sa teeks sageduse, just et keegi kasutaks. Ja nüüd ongi, et tegelikult ma vaatasin meie valikus, tegelikult on mitte väga palju, aga siiski juba on. Ja tegelikult jah, ja ma tean, et vanasti me üritasime hankida neid seadmeid, kus ta ei olnud, sellepärast, et tõenäoline on, et lähima 10-20 aasta jooksul Eestis ei tule, kui me räägime 10 aasta tagust ajast, ja need samasugused raadiod, kus oli see digiraadio taab peal, oli lihtsalt nii palju kallimad, on ju. Siis tänapäeval on see, et kui nad tulevad nagu ühe kiibi põhiselt, kus on kõik need asjad olemas, siis tegelikult see raadio hind ei mõjuta, et kui sul see asi on ja seda ei kasuta, siis las ta olla. Siis sa lihtsalt ei maksa niisama sellest. Just, sa ei maksa sellest niisama. See on umbes samamoodi nagu kunagi oli see, kui 3D teleris, kui sa 3D vaja polnud, siis üles korraliku teleris sa ikka said 3D kaasa või tänapäeval on see, kui sa nutitelerit ei taha, vaata ainult juhul on sul nutikas, eks ole. Et samamoodi on see, et sul lõpuks tuleb see digiraadio nagunii, kui sa ostad mingi raadioga asja. Ja praegu ma vaatan, et enamus inimesi kasutavad, eriti mina tean, mul nagu vanemad sugulased, eks kasutavad raadiot rohkem, eriti kodudes, eks ole, siis tegelikult need odavamad, lihtsamad antenniga, patareidega raadio on ka juba päris paljud on selle digiraadio toega. Just. Aga nüüd ongi see probleem, et kui Norra, kes ülitas 2017 omal analoograadio üldse välja, esimesena Euroopas või äkki isegi esimesena maailmas, siis nemad ju sattusid ka selle probleemi otsa, nad arvasid, et palju on teavitatud ja sellist nagu infot on levitatud, et küll kõigil on juba ostetud, eks sellest tuli välja, et tegelikult
kas üldiselt või autodes eriti keeruline tänapäeval raadiot vahetada, eks ole, põhimõtteliselt võimatu. Automüük tõuseb. Just, kuigi uuemat autodele ilmselt ma usun, et on kõigil juba digiraadio sees, aga nendel Norras oligi see probleem, kuna see juhtus 5 aastat tagasi või tegelikult isegi rohkem 6 aastat tagasi, et siis ei olnud veel väga paljudel ja neid autosid, millel on vanu autost on päris palju teede peal, tuli välja, et ainult kolmandikul inimestest olid siis digiraadio kuulamise võimalus. Ehk siis raadio kuulamise võimalus kadus üldse. Ja juhtuski see, et kolaki kukkus raadiokuulajate arv, eks ole. Ja päris paljud sellest nagu mõned raadioomad pandi kinni, seepärast lihtsalt ei elanud seda üle, eks ole. Aga nüüdseks on see asi nagu taastunud, kuna uued raadio on tulnud, inimesed on ostnud ja on see kuulatavus nagu enam samal tasemel. Et siin on selline probleem, et ühtepidi on positiivne uudis, sest et lõpuks ometi läheb ka raadio kvaliteet paremaks, aga teistpidi on see, et selle kaasnevad oma taga, et me peame uued raadiod ostma, eks ole. Mina mäletan seda, kui tuli see digitelevisioon ja see pandi raadios ilmselt seda juhtu, et seda sagedus hakatakse kohe siin lähima 10 või isegi kauema aasta jooksul jõuga kinni panema, sest telekanalid pandi ju nagu läksid jõuga digitaalseks üle, mis on tegelikult hea kvaliteedi mõttes hea hüpe, aga meil tehti küll see häda, et meil oli ju televisiooni puhul ka see, et algust tehti see kehvema kvaliteediga variant ja siis pärast pandi ka see kinni ja pidid ostma uusi digiboksi, eks ole. Jah, siis oli see digiboksi variant, et ma sain digiboksi vahele ostuda lähtele. Just, no tegelikult praegu on ka need mingid konverterid, mis teevad sellest just, aga see on nagu see poolik lahendus. Et ei ole nagu väga hea lahendus. Ilmselt on see probleem, sest nii palju, kui siin vahepeal jälle kuulda oli neid nii-öelda väikseid raadiod ju osteti kohe hulgim kokku, inimesed ostsid, aga neil ilmselt ei ole peal seda digi veel. Osadel on, aga enamusel mitte. Enamusel ikkagi mitte soodsamalt. Ja need osteti ka sellepärast kokku, et nagu ma enne rääkisin, kui on mingisugune probleem, siis kui riik infot edastab, siis ta teeb seda tõenäoliselt raadio kaudu, eks ole. Ja kui sul ei ole raadio, mis seda signaali vastu võtab, siis sa ei saa seda infot inimesteni edastada, eks ole. Loomulikult osteti ju batareidel töötavaid asju, sest et kui peaks mingi elektrisüsteemiga juhtuma, siis kuidagi peab. Elektrit ei ole, siis ei ole sul, jah. Just. Meil on olemas ka see Philipsi vändaga raadio, mis töötab ka täiesti siseheitu akuga, et saad vändata ja generaatoriga voolu tekitada, eks ole, et kui sul see on trenn ja raadio ühes käes. Just, aga ühesõnaga, et tuleb digiraadio ilmselt järgmist aastat hakkavad siis vahepeal siin 2005 äkki või enne seda oli väikest testi juba tehti, aga praeguseks on siis nüüd see test on nagu suurem ja sealt võtavad osa ka siis nagu enamus 12 raadiojaama, täpselt pole kes sinna tulevad, hakkavad sellest testis osalema ja siis ta mingi aja jooksul ilmselt läheb ka teistele laieneb, aga eks me näe, aga huvitavad ajad, et midagi on jälle sellist põnevat. Ja kolmanda sellise võib-olla uudise või mitte uudise teemana ma küsin sinu, kas sinu interneti ja telefoni hinnad on tõusnud juba? Mina olen see õnnelik, kes ei maksa selle eest. Mul on selleks abikaasa. Kas ta ei ole kurtnud? Ei, ta ei ole kurtnud jah, et ma arvan siis, et ei ole tõusnud. Aga ma tean, et hinnad vaikselt tõusevad. Tegelikult ongi see, et kõik operaatorid tõstavad hindu ja tõstavad hindu päris palju ja mitmes laines, et kui siin Deal ja Telia mobiilipaketid tõusid ja siis tõusevad nüüd kohe-kohe kõik igasugused ruuterite ja digibokside rendid. Ja need, mis sul peavad olema. Just, mis sul peavad olema. Kuigi samas, kui sa vaatad, palju Telia näiteks küsib oma modemi või ruuteri või digiboksi eest nagu hinda, kui sa ta välja ostad, siis tegelikult isegi see 3 või 5 eurine rent mõnikord tasub ära, kui see asi maksab sul 150 või rohkem eurot, sest et siis on see just, et sul nagu igavene garantii, eks ole põhimõtteliselt. Meie täpselt niimoodi kasutamegi, et meie just vahetasime 5G vastu ära, uue ruuteri tõime. Just. Et selles mõttes on mõnes mõttes paratamatud hinnad tõusevad, aga tõusevad igal pool, eks ole, et see on jälle üks asi, mille peale sa pead mõtlema. Mina hakkasin nagu kohe hoolega mõtlema, et kuidas ma saaksin äkki kulusid kokku hoida, mul on juba niigi igasuguste tasuliste kuumaksuliste tellimuste asjad tõmmatud täiesti miinimumini ja siis ma vaatasin, et ega mul ka telepakett on see kõige väiksem, mis olemas on, eks ole, et ega ma sealt väga palju kokku hoida ei ole, aga kohe hakkas mõte liikuma, eks. Jah, eks me oleme praegult selguste valikute ees. Ja samas teine asi, mida mina ei teadnud, on see, et mida ma täna lugesin, et peale seda, kui siin Eestis pandi veebruaris, märtsis peale sõja algust pandi kinni Vene kanalid, siis operaatorid kaotasid meeletult kliente, sest Vene inimesed, kas Vene kanalid vaadata, nad lihtsalt ei tahtnud enam maksta, et interneti eest maksavad, vaatavad kuskil sealt, aga teleteenustest ei maksa, eks ole, et teleteenuste turg kukkus nagu kolinal sellepärast, et lihtsalt maksvaid kliente kodus ära kõvast tagant. No ja siis maksvad peavad ülejäänud osas maksma kinni selleks, jah, et just sest, et tegelikult ju eriti välismaiste kanalite puhul on see, et see, kui palju operaator peab selle edastamise eest maksma, siis kanali omanikule sõltub sellest, kui palju tal klienti on. See jaotakse klientide arvu peal ära ja see on ilmselgelt nagu kõva põnts ja see on ka see asi, mis hinda tõstab. Aga minu jaoks huvitav või kummaline on see, et ma vaatasin seda Telia välja toodud, et hinda tõus palju siis mingi paketil hind tõusis ja see oli nagu naljakas, kui sul on
5 gigabaidine pakett, äkki oli isegi, ma ei tea, väiksem, maksab seal, ma ei tea, 7,99 ja 20 maksab 9,99, 100 maksab 11,99, siis esiteks on see, et kes seda kõige odavamat tahab ja teiseks on see, et miks selline asi eksisteerib, kui see hinnavahe on nii pisik, eks ole, et petke see ära ja muidugi kohe kallimalt seda kangemat paketti. Ja muidugi teine asi, mis mulle ei meeldi, mis on eriti Elisa on selle koha pealt nagu selline eriti aktiivne, nad üritavad tekitada nii-öelda lisaväärtust, ehk siis nad üritavad müüa sulle igasuguseid asju juurde, et Elisa uutes paketis on kindlustused ja tervisekindlustused ja muud asjad, mida ma tegelikult ei ole küsinud nende käest, eks ole. Et mina tahan, andke mulle see interneti maht ja need kõned ja kogu lugu, et ma saan hakkama nende teiste teenustega kuskil mujal, eks ole. Eks ta on, et väga paljud inimesed jälle ootavad kõiki teenused ühest kohast. Jah, kindlasti on neil klientuur olemas. Tegelikult ütles mulle seda ka Telia esindaja siin kui me saates rääkisime uuest digiboksist, et tegelikult nagu see, mida nemad näevad tulevikus, on see, et kui sa tahad selle võtta omale, ma ei tea, Netflixi või HBO-d või mingit muud sellist nii-öelda lisakanaleid, siis tegelikult nemad nagu näevadki seda, et nemad oleks see vahendaja, kelle siis selle boksi kaudu saab inimene ühe klõpsuga, tegelikult neil on see mõned asjad, HBO on neil olemas seal ja Go3-l on Paramount Plus, ehk siis ka nagu on selliste sisuteenuste vahendajaks võiks olla, see sobib neile. Ma ei tea, kas tervisekindlustuse teenuste vahendajaks sobib operaator, võib-olla see sobib. No ei tea, et kuidas nad nagu aga jah, selles mõttes, et nemad nagu, jah, see nii-öelda mugavusteenus, et see sul saad ühe klikiga kõik asjad ära teha, eks ole, sa ei pea nagu eraldi otsima. Inimene on mugav, meil on neid muresid rohkem kui küll, et mingid nii väikest asjade pärast ei tahaks nagu eraldi millegagi tegeleda. Aga fakt on see, et hinnad tõusevad ja ilmselt tõusevad ka siin nii-öelda siis meedia ja operaatorite või interneti ja telekanalite maastikul veel. Ega me sellest ei pääse. See on nagu kahjuks paratamatu. Aga nüüd me vaatame aknast välja ja näeme, seal on lumi. Seal on külm. See on külm ja tegelikult ma täna hommikul tulin ja mõtlesin, et mõtlesin, et ma tulen autoga, ma tulen jala ja siis ma tulen ikkagi jala ja siis ma otsustasin, või bussiga tegelikult saab pool maad. Ja siis ma jõudsin järeldusele, et hea küll, et on ikka jahe ja kodus on õnneks praegu veel soe, aga me teame, kui suured on küttearved, siis näiteks mul maal ema juures on ikkagi niimoodi, et seal on puuküte ja puid. Kui meil gaasi ja elektrit valitsus kompenseerib, siis küttepuid ja kompenseerite, kui sa oled üksi elav pensionär, siis on ikka päris karm. Kui sul oma metsa ei ole, et siis on natuke raske. Nagu oma metsaga on see sul oma mets olla, kes seda teeb, kui sul ei ole. Selles mõttes, see on ka jälle kulu. Et sellepärast ongi see, et jah, külm on, tegelikult meil ei ole veel külm, meil on mõni kraad külm ainult seal õues, aga tundub nagu kuidagi eriti külm. Kusjuures jah, täna tundub harjud külmaga vist või? Tegelikult on paar kraadi, aga nüüd ongi selle sügisega, tegelikult nad hakkasid juba vaikselt suve lõpus väga populaarseks muutuma, need soojatooted. Ja seda just nimelt sellepärast, et tegelikult saab nendega natukene elektritki kokku hoida. Kuna sa soojendad täpselt nii-öelda enda ümber olevat seda väikest piirkonda, sa ei küta tervet tuba ja seepärast ongi et need Peureri soojatooted saab elektrit kokku hoida ja samas ütleme soe, mõnus pehme, et soojus on ju meie esmane nagu vajadus, et päike on meie eluks vajalik täht seal taevas, et ilma selleta me kuidagi ei saa, et soojus ju lõdvestab meid ennast, võtab natuke stressi ära, varustab, nii-öelda verevarustust kiirendab, see sooja mõju, seda isegi loomad ju istuvad päikse käes ja soojendavad oma selga, eks, et kui kassi vaadata päikse käes. Ja soojatekid ongi, et ma isegi ausatades, ma täna juba käisin ja vaatasin, Rukas käisin läbi, vaatasin neid tekke, esiteks nad näevad välja väga ilusad, neid ongi sükst, et sa saadki tuppa nagu jätta, see ära peitme. Et kui nüüd mõelda seda, et tegelikult on tervislik magada külmas toas, jahetus toas, aga külma voodisse minna ei ole eriti hea. Et siis selleks on see sooja alustekk, pannakse lina alla ja enne magama minekutuks 15 minutit lased sellele soojeneda, ehk siis ta teeb sulle voodi soojaks. Kui sa magama lähed, siis sa tegelikult lülitad välja. Ta ei küta sul seda voodit terve öö. Ja kui sa juba oled ta 15 minutiga soojaks ajanud, siis tegelikult sooja voodisse minnes su keha ise hoiab pärast sooja. Just. Minul on pidevalt see probleem, et tundub, et magamistuba on külm, siis ma soojendan teda natuke, sest on soe ja siis mul öösel on kohutavalt pala, võtab teki vahe ja siis mingil hetkel, kui sa magama ja ärkad üles, siis ta on jahe, eks ole. Et sellepärast ongi tegelikult ju soovitatakse magamiseks 16-18 kraadi toasoojust.
aga mina võin julgelt öelda, minu toas on kindlasti 24 kraadi, sest ma olen külmavares. 23 midagi sellist, jah, kindlasti. Aga just see ongi, tegelikult on see 24 on siuke elutoa temperatuur ja magamistuba peaks olema jahedam, aga nagu ütlesin, sinna külma voodisse ei ole nagu tore minna, et siis on see sooja alustekk näiteks väga hea võimalik. Ja samamoodi on ka siis need soojapadjad või siis soojatekid. Soojapadi on lihtsalt väiksem, on siuke 50 senti ja natuke peale. Et see soojapadja mõte on siuke kohalik nii-öelda soojendus, kui sul kõht valutab, kui sul mingi lihas valutab, siis saab nii-öelda seda kasutada. Aga need igasugu soojatekid, kas või toaski olles, et kui mul on elutuba jahe, siis ma võtan selle soojatekki, nad on tavalised filiisised, hästi pehmed ja saangi endale nii-öelda ümber panna. Ja lastega, miks mitte ka siis lapsed sinna nii-öelda kaissu võtta telekard, et esiteks saab nagu koos aega veeta, teiseks on soe. Ja samamoodi ma ei pea siis seda tuba nii soojaks kütma, et küttearved järjest suuremaks lähevad, siis võib-olla raatsiga väga seda kogu maja nagu 24 kraadi peale kütta. See tegelikult see mõte ju... Nende mõte ongi, jah. Et sa saad soojendada seda osa, mis sul vaja on. Või sa soojendad seda väikest osa ümber enda. Ja samamoodi, et kui sa nüüd elutoast lähed magamistuppa ära magama, kas see elutuba peab nüüd seal olema nii soe? Et võib-olla, et ei olegi vaja. Siin on nagu küsimuseks selles, kuidas seda kütta saad, et mina tean näiteks maamajades, eriti siis vanemates maamajades on see probleem, et päris tihti juhtub niimoodi, et sa kütad õhtul ahju ja pliidis, pluss 30 ja hommikuks on sul ikka 10 kraadi, eks ole. Ja eks see oleneb jah, kuidas see maja ja siis, kui hommikul ärkad, see on väga hea tõmmata see tekkumane peale, ennast ära soojendad, eks ole. Ja tegelikult ei ole vahet, kas seal toas tegelikult on see, ma ei tea, 15 kraadi või on 20 kraadi. Sul kuidagi hommikul ärgates tundub see tuba ikkagi nii külm alati olevat. Just, et see on nagu tegelikult hästi hea abivahend ja neid pleede tekke on ju erinevaid, eks. Erinevaid, ja siin on toimunud, vähemalt mulle on jäänud, mulje on toimunud nagu päris korralik arengus selles mõttes, et kui need esimesed olid sellised suhteliselt rasked ja need soojenduselektroolid sees olid suured, siis tänapäeval nad ta ongi pigem nagu see fliis, mis mul nagu nii seal elutoa tiimani peal on. Hästi õhuke, hästi siuke kohev ja mõnus, eks ole. Ja nad on hästi ohutuks tehtud, et on need kuumakaitsed, väljalülitused, et ei ole niimoodi, et ma panen tööle ja siis ma lähen kodust ära ja sinna ta jääb, eks. Ta lülitab ennast välja, et ei ole seda ohtu, et ma midagi sellega põlema panen. Samamoodi on, et enamasti on masin pestavad, et võtan need puldid asjad tagant ära ja tegelikult ma saan nad masinas ära pesta, et kui ma iga päev seda tekki kasutan, siis ta ilmselgelt pesu vaja, eriti kui majas on veel lapsed ja loomad ja et siis see nagu pesemine on võimalik. Just, see on nagu hästi oluline. Teine asi, mida ma olen kogu aeg, ma olen aastaid vaadanud, omale ostnud, aga ei ole raatsinud, aga tegelikult, mis on nagu asi, mille peale ma olen aktiivselt mõelnud, on see jalasoojendaja, sest et kui sa kodukontoris teed nagu tööd ja siis kui sul on nagu jahe eriti, ma ei tea, hommikul just ärgates, eks ole, siis see põhiline koht, mis külmetavad on jalad. Varbad hakkavad just, ja siis tahaks ja mõned külmetavad sõrmed ka mul, aga neid meil ei ole, kindlalt meil ei ole. No kindlasti ka sa ei saa ka arvutaga teha, eks aga jalasoojendaja on tegelikult tõesti nagu äge asi, et sa pistame jalad sinna sisse, sest hoiab su jalad nagu mõnusad soojas. Ainuke asi, et kui sa püsti tõusib, pead arvestama, et sa kõhul ei käiks, sest nad on ja see jalasoojendaja ongi kõigile neile, kellel ongi, osadel inimestel ongi kohe, ongi jalad on alati jahedad. Ja samamoodi jalad sooja on vanematel inimestel. Mina mäletan, minu vanemal alati oli kohe ikka mitu paari neid sokke. Aga tollel ajal veel jalasoojendajaid ei olnud, et ilmselt tema oleks nagu väga õnnelik. Ja osades korterites on, eks ole, kui ongi põrand külm, kui sul ongi põrand külm, kui sul on selline materjal, mis ongi külm, eks ole, sa võid soojendada ümberringi tuba on sooja, aga põrand on ikka külm. Jah, kui on radikad seina peal, siis ju põrand soojaks ei lähe, siis on radikas. Või näiteks maamajades, eks ole, kus ongi see, et see muldpõrand on all, või ongi kelder all, õhkubki külma, eks ole, nagu nii, ja kui on kate on eriti õhuke ka, kus ei ole mingisuguseid selliseid mitmeid kihti. Ja siin täpselt ongi see, et selle asemel, et kütta siis see tuba nüüd 30 kraadini, et millal ükskord nagu jalgadel ka sooja hakkaks, siis on mõistlik võtta see jalasoojendaja, sinna mahuvad, põhimõtteliselt panengi 2 jalga sisse ja ta ongi siuke pisike. Ja kui sult on üpris suure jalani kuni 47 mahub see jalg sinna sisse. Mina vaatasin, üks asi, mis mul silma, mida ma varem pole märganud, on see akupangaga soojendussall. Ja see on nii armas. Et tegelikult seda saab ju panna, ma ei tea, toeta vastu selga omale või iganes, eks sa ei pea seda tingimata sallina kasutama. Samamoodi nii-öelda kätemuffina, et saan käed sisse pista. Ja see on nüüd selline, et on siis nagu kaasas akupank, sa võid ta ühendada ka muidugi USB nii-öelda adapteri külge ja hoida vooluvõrgus, aga see laadijasüsteem on nagu selles mõttes mugav, et sa ei pea olema juhtme küljes kinni, eks ole. Ja lisaks võtta väga vähe voolu. Ja sealt sa saad pärast oma telefoni laadida sellest pangas. Ja mina eelmine aasta kinkisin vennale selle salli just selle mõttega, et ta käib jää peal kalal.
et seal on tõesti see, et esiteks on kael soojas ja kui tõesti käed külmetavad, sa saad käed ka sinna sisse vista ja on soojad. Kes ja palju õues käivad, neil on see siuke mõnus. Väga iseenesest huvitav lahendus. Ta näeb väga hea välja. Tegelikult tundub, et see tulevik ongi selline, et kuna need soojenduselemendid on tehtud niivõrd efektiivseks, siis enamus asju hakkavad käima kas siis lihtsalt USB-st või siis laadijaga just, et nagu ei ole enam vaja soojendada ennast niimoodi, et sa oled vooluvõrgu küljes kinni. Ütleme, et tegelikult on olemas ka juba joped, millel on need soojapangad kaasas. See on nagu üks selline tehnika arengu musta näidis minu arust, mina tean, et sellised joped olid olemas ka aastat 20 tagasi ja neid kasutati Põhja-Jäämeres naftapuurtornide töötajatele soojendasid keha, kus oli väga külm ja eriti, kus vette pidi kukkuma, kus oli nagu jää, eks ole, siis, et sind elus hoida, seni kui neid päästetakse, olid need elektrisoojendusega joped. Siis nüüd on nad jõudnud nagu ka tavakasutusse, et enam nad ei maksa 100 000, eks ole. Ja enam ei ole 100 000 ja teiseks see akku, mis tal kaasas sellest soojendamiseks on tõesti siuke telefoni suurune, et sul ei ole siukest suurt akupanka selle jaoks vaja. Ja kohver seljas oled. Ja, et ei ole suur siuke generaator kaasas. Just, et minul on näiteks, mida mina kasutan samamoodi, et kui me vaatame seda, palju asi voolu võtab, enamus neist on alla 100 vati ja minul on vannitoas on selline, ma kasutan seda rätikute kuivatamiseks, see on selline ribidega, et kui osades see ongi vist rätiku kuivateks. Osades vannitubad tegelikult hoiab ka siis nagu õhu kuivaneks, ta suudab ka natukene seda nii-öelda niiskust vannitost ära võtta, eks ole, eriti kus ei ole sundventilatsiooni, mul on, aga vanas kortes ei olnud ja sellised asjad on nagu väga, väga mõistlikud ja tegelikult võtavad ka üsna vähe voolu, võrreldes nagu mingisuguse radiaatori või siukse asjaga, eks ole, sest et kui sul võtad tavalise õliradiaatori, viskad sinna oma rätikud peale, siis see õliradiaator on 1500-2000 vatti, et see teeb su varsti vaeseks, eks ole. Aga sellel minu rätiku kuivat on samamoodi, et on 100 vatti ja siis ma arvutasin üks päev, et okei, et elekter on kallis ja mina panin ta lisaks, mis ma veel tegin, on see, et ma panin ta tööle nutivistikuga, mis on meil ka müügil, eks, kus sa saad näitama esiteks seda voolutarvet reaalselt ja ma saan ta panna taimeriga tööle, millal iganes ma tahan. Selleks jaoks, kui elekter natuke odavam on. Just. No praegu ma see, et ma nüüd meie ühistu läks universaalteenuse peale ja siis ei ole lihtsalt vahet, aga on ikkagi, et tegelikult elekter on nüüd kuskil 20 senti, natuke alla vist, ja siis ma arvutasingi 20 sendiga, et kuna ta töötab mul keskööst hommikul kella 6-ni, ehk siis täpselt selle jõuab rätikud ära kuivata, kui ma ise magan, eks ole. Ja 6 tundi päevas võtab 100 vatti, et siis ta põhimõtteliselt võtab mul alla 4 euro võtab kuus elektrit, et see ei ole nagu nii suur summa, eks ole. Ja samamoodi on selle tekiga, eks ole, kui ta sul 15 minutit pool tunni siin soojendab, siis ta võtab sul sent, eks ole, tegelikult, isegi selle kalli elektri hinna juures. Ja just. Ja igal juhul vähem kui see terve toa kütmine, et see mõte ongi, et miks nad nüüd järsku on nii populaarseks läinud, et tegelikult seal nii-öelda Saksamaa ja sealkandis ongi laod tühjaks ostetud juba, sest ega siis meie ei ole ainuke, kellel see nii-öelda energiahinnad väga kõrgele on läinud, et üle terve maailma on see juhtunud. Ja siis ongi vähemalt üks väike võimalus jälle natukene kokku hoida nende küttearvete pealt. Räägi mulle korraks ka sellest elektrisest soojenduskotist, et ta näeb välja nagu klassikaline selline veega soojenduskott, aga seal vett sisse ei käi. Vett sisse ei käi, jah. Ta on, ma arvan, et siin ongi tehtud, see disain on just nimelt tehtud selle nostalgia mõttes siuke, et tegelikult on ta ikkagi elektri pealt, soojendab ja soojakotid ongi mõeldud siis nii-öelda paikseks, et kui mul on kuskilt mingid lihas väga valus, saan ma teda kasutada, need soojakotte on natuke ka moodsama välimusega, et näevad. Mis ei meenuta kotti, eks, mis on siis nii-öelda sellised sooja lihtsalt nagu rätik oleks see. Et tegelikult, miks see mulle nagu mitte huvi pakkus võib-olla, vaid silma jäi, on see, et ma nägin seda soojakoti kuju ja siis mulle meenus nagu vanast ajast see soojakotid. Just, ja ma nägin üks päev Inglise kanali pealt sellist, see oli samamoodi nagu õpetati, eks ole, ohutult asju tarbima ja väidetavalt on Inglismaal igal talvel tohutus koguses inimesed aegelt põletushaavadega, mis tekitab soojakotid, eks need kummist kotid, panevad sinna keeva vett sisse, mida tohi teha. Vastu ennast, eks. Ja teine asi on see, et kui ta seisab sul aastaid kapis, siis see kumm vananeb ja läheb katki. Pragu sisse vesi hakkab läbi tulema. Et siis ma siinkohal ütlengi igaks juhuks, et kui teil on selline vanem tavalise veega soojenduskott sees, siis ärge jumala eest pange sinna kuuma vette, et pange sinna keskmine, lihtsalt soe vesi, eks ole, selline isegi tegelikult kraanist tulev kuum vesi on liiga kuum. Ja, et see on kõige päris põhja keerata. Isegi sellega sa põletad ennast mõnikord. Et sellepärast ongi need on nagu selles mõttes ohutud, et esiteks sa ei saa neid keerata 80 kraadi peale, et siin on juba kraadid ette antud ja samamoodi sa ei saa unustada teda sisse. Ta lülitab ennast ise välja. Just. Siin on pigem on see, et alates see 30-35 kraadi ja kõige kuumem ongi see 65.
et sa ei saa keerata tõesti teda nagu väga kuuma peale, et sa ennast ära kõrvetad. Ja lisaks on see, et ta võtab vähe voolu, ta on turvaline, ma usun, et sellist elektriseadmed on tegelikult turvalisemad kui need kuumaveega vanema kooli asjad, eks ole. Ja kasutamine mugavam ka. Just. Ja kui tulevad siis, eks ole, siin nagu see sall juba on, et sellise akuga süsteemi, siis tegelikult sa ei pea ka seal juhtmootus olema. Samamoodi ma ütlengi, et vanematel inimestele, lastele, nad on mõnusad, pehmed ja ma ütlen, et see on ka oluline, et see on ohutu ja et sellega ei ole võimalik ennast ära põletada. Et ei ole nii, et paned sinna jalasoojendasse varbad sisse ja siis kõrvetad varbad ära, et nii ei juhtu. Väga mõnus. Nii, kas meil on veel mingid soojaseadmed, millest me peaksime rääkima? Tead, soojaseadmeid ma isegi ei tea, aga mis meil nüüd jälle on teema, on ju õhuniisutamine, kas teadsid? See on asi, millest mina tean vähe. Õhuniisutamine tuleb jälle kütteperioodil. Et nii kui see kütte järgi läheb, nii muutub meil see õhk hästi kuivaks, kuiv õhk teada poolest siis ongi hästi paljude vaevuste põhjustajaks, et kuivad silmad, samamoodi see nina, et eriti lastel tekib siia siis need nohud kohe ja siuke vastik tunne ja ka oma nahk tegelikult hakkab siukeseks kohe, vajab rohkem kreemitamist. Ja praegu keskküttega on see eriti, eks ole, probleem. Jaa, keskküttega on. Ja selleks ei pea üldse olema see nii-öelda vanakooli radikas, et meil on põrandakütte ja meil on lisaks ka sundventilatsioon, mis tegelikult ka natuke nagu kuivatab ja tegelikult on ikka nii, kui see kütte natukenegi peale läheb, on õhuniisutit vaja. Ja tegelikult mitte ainult lastel, et suurte inimestel samamoodi ja tegelikult isegi täispuit mööbel vajab õiget kui ta kuivust hakkab pragunema. Ja niisutajate puhul on küll nüüd see, et see valik on tegelikult mega suur, ma vaatasin, meil on tulnud nüüd, Stadleril on tulnud hästi ilusa disainiga uued karlid, et need näevad välja nagu siukesed, ikkagi siuke Šveitsi disain ja ka tegelikult ongi väga lihtne valida inimesele, et kas ma tahan seda, et ta puhastaks mul õhku ka näiteks, siis on võimalik valida see õhku pesev, väga paljudel on juba, ongi õhupuhasti ja õhuniisuti koos, näiteks Dysonil siis ongi juba filtrid vahel, et päriselt lastaksegi õhk läbi filtri ja samal ajal ka siis nii-öelda on niisutamine. Või siis on see, et niisutab sul ultraheliga, et mina ise kasutan Boneco pesevat, õhku pesevat mudelit ja põhjus ongi selles, et õhku pesev korjab tolmu ära. Just, ja minul on see filter vahel. Minul on pidevalt on see probleem, et tolmu lendab, ükskõik milles teed, kui palju tolmu võtad, seda ikka lendab, eks ole. Ja tolm on siuke asi, mis ei kao mitte kunagi mitte kuskile ära. Seda aitavad, Philipsil on päris mitu päris mitu niisutit puhastajad koos, et mina alati soovitan ka, et pigem siuke 2-1 masin võtta, sest kui õhuniisuti pigem on veel kasutuses tegelikult siukese talvisel perioodil, siis õhupuhastaja töötab aasta läbi ja kui on ka lemmikloomad kodus, siis ta korjab ka neid lendlevaid karvu ära ja samamoodi ikka on meil seda osakesi õhus, mis ei ole nagu hingamisteedel kõige parem, et võib-olla kui ma elan kuskil täitsa metsa sees ja mul ei ole mingi puude õitsemise vastu allergiat, et siis ei ole hullu, aga linnas on küll see, et see õhupuhastaja on väga, väga, väga vajalik abimees seal. Ja kui on 2-1, siis saad niiskusega talvel. Vanasti oli see, et neid oli nagu erinevate lahendustega, eks ole, need kuidas tööpõhimõtted hästi erinevad, et siiamaani üks on ultraheliga, üks on ultraheliga, teine on pigem juba siuke õhku pesev nii-öelda, mis nii-öelda keerutab õhku ringi ja siis läbi nende filtrite puutakse. Just. Et ma tean, et kunagi oli mingite, kus ei olnud puhas vesi või oli siuke tavaline kraanivesi, siis tekitas see sudu, eks ole. See on ultraheli, see sudu tekib siis, kui ultraheli masinal tahab filter vahetamist. Siis on see, et kehv hooldusele, eks ole, asjad inimesed, nagu me kõik oleme. Jah, kes see ikka nii väga hooldada tahaks. Et selles osas, hoolduse osas on ka see õhku pesev on natuke lihtsam, et seal tulebki seda filtrit nii-öelda pesta või siis neid labasid pesta, et aga ultraheli puhul jah, on vaja seda filtrit vahetada. Vaatasin, see on need samad, millest rääkisid, Stadlerformi karlid on, eks ole, täiesti uued tooted, mis näevad nagu kanga kaetud ja ma esimese hooga vaatasin, see on mingi sonose kõlar või selline. Ja natuke näeb selle moodi välja. Selle moodi näeb välja, et ma ei osaks ka arvata, et tegemist on õhuniisutiga. Aga ta näeb väga hea välja, annab tunda, et see on jah Šveitsi just, et ta ei ole selline must või valge kast, eks ole. Ja ta ei ole plastikune. Just. Väga ilus. Ta näeb ikkagi välja, ma ütleks nagu, pigem nagu mööbli eseme moodi. Ja kui seda suuremat vaadata, siis seal on veeanum on 11 liitrit. Minu omal on 4,5 liitrit.
mul juba jagub, ehk siis hästi suure veepaagiga ja jätkub nagu kauemaks. Ja ma vaatan see 4,7 liitrise paagiga Karl on kuni 100 ruutmeetrile sobib, eks ole. Suurema 150-le. Et siin lihtsalt ongi, siin on disain, eks see disain natuke mõjutab ka seda hinda, aga üldiselt jah, tulebki vaadata tegelikult selle järgi, mitu ruutu ära katab. See jääks liiga väheks ja samamoodi vastupidi, et kui sul nii võimsast vaja pole, siis... Pigem võiks ta isegi võimas olla, et siis sa võib-olla ei pea kogu aeg seda masinat täisvõimsusele tööle panema. Seda küll ja teiseks see, et siis veepaagist jätkub kauemaks. Aga samas tasub ka meeles pidada, et seisev vesi läheb nii-öelda elama. Väga kauaks seda vett sinna seisma ei tasu jätta, et tuleb ikka ära puhastada. Ilmselt kui see vesi juba elab seal, siis ma seda väga oma tuppa enam niimoodi lendlema ei tahaks. Et selles osas tasub ja väga palju kasutatakse neid hõbepulkasid. Et see siis päästab ka, et see vesi ei läheks elama. See ei ole kõige mõnusam, jah. Mõtled küll, et vesi on siuke, ta on vesi, aga tegelikult ta läheb siukest koledaks ära. Jah, et veel ongi see, et sa vaata, milles see probleem on see, et seal on hästi palju igasuguseid ühendeid sees, eks ole, baktereid ja asju. Ja toast võib-olla tuleb natuke juurde. Just. See tekitabki selle. Tasub seda jälgida, et ei lase seda elavat vett nii-öelda endale ei hakka pihustama. Okei, aga millest me räägime, tegelikult sa tõid välja, et Tefalil on üks uus robot, kui me juba tolmust rääkisime, see sobis tolmu juurde väga hästi. Ja robot aitab ja issand, mina ei kujuta ette, kuidas inimesed enne robotid elasid. Et aga nüüd on Tefal on uuendanud tegelikult oma mudeleid ja nüüd on tal mudel, millel on siis tolmukonteiner nii-öelda, et ta käib ise ennast tühjendamas, et muidu siis see 75 on saanud lihtsalt S+ taha ja on saanud nii-öelda siis selle jaama, kus ta käib ennast tühjendamas. Üldiselt täpselt samasugune väga hea robot, nagu ta enne oli, lidariga, ehk siis laseriga mõõdab tuba, äpiga saab väga täpselt seadistada, mida ma tahan, et ta teeks. Et ma olen ühte sellist mitte siis ilma seda tolmukogerit tavalist vanemat versiooni proovinud, et see äpp on tõesti nagu väga korralik, et ta laseb joonistada sul täpselt kaardi ette ja määrata ruumid ja teha mõnus saadki täpselt tõesti joonistada sõna otseses mõttes sinna kaardi peale ja ära keelata ja lubada ja seadistada seda, et kas ta tohib siin toas puhastada ja pesta või ta võib ainult siin pesta ja nii edasi. Et selles mõttes on hästi mugav ja see moppimine samamoodi, et veekogus saab nüüd muuta. See on nagu väga, väga mugav. Vett sa pead ikkagi, eks ole, käsisse sinna panema. Ja vett tuleb sul ikkagi ise panna, ja. Et tal seda ei ole, et tema see nii-öelda station, jaam on ikkagi tolmu puhastamiseks. Aga kaua siis, põhimõtteliselt jaam on selline, et sinna käib sisse selline klassikalise tolmuime ja tolmukott, eks ole, ja kaua sellega saab? No nad ise ütled 60 päevaks jagub. Päris hästi. Eks see hästi tihti sobib, oleneb ka sellest, palju mul seda tolmu üldse tuleb. Et kui mul on 3 karvast kassi ja suur kodu, siis saa 60 päeva. Ja samas, kui mul ei ole ühtegi kodulooma ega lapsi ega kedagi ei ole ja ongi 50 ruutu põrandat, siis ilmselgelt see täitub natuke kauem aega. Just, väga hea, aga sellised nõuanded seekord ja ma usun, et me jutustab hästi palju kasu, sest et kindlasti. Päris palju on selliseid asju, mille peal tegelikult ei mõelda, eriti just see, et talveperioodil õhuniisuti on nagu oluline teema ja samamoodi see, kuidas ennast soojas hoidast nii, et palju elektrit kuluks. Et see on hästi tähtis. Aga meie tõmbame siinkohal selle saate kokku ja ütlen loomulikult seda, et kui te soovite teada anda, millest me võiksime rääkida või kui teil on mingeid küsimusi meile, siis palun kirjutage meil, meie meiliaadress on saade@euroniks.ee või alati võite jätta oma küsimused, ettepanekud ja kommentaarid meie sotsiaalmeedia postituste alla Facebookis või Instagramis ja me vaatame ka need üle ja teeme see saadet vastavalt sellele, kuidas teie soovite. Meie täname kuulamast. Aitäh!